ei no tere hommikust, kell on 8:38. Sõidame võistlustele ja puha on mina Passenger Princess, siin rooliinimene ja taga rooliinimese väike vend. Ja midagi muud tarka mulle öelda ei ole, et näeme võistlusplatsil. Pamm, kohal. Kõik sätivad, valmistuvad, söögiputka, veel inimesi. Esimene ala toimub seal auto taga. Mäest peab tegema arm over armi. Ja järgmine videoklipp on siis, kui toimub arm over arm. Siin käib praegu kerge selgitus, kuidas asi käib, et kohtunikud selgitavad. Värgid-särgid. Jupp. Nii. Nii, ja elame kaasa. Tempo on väga hea. Läheb! Tempo on väga hea, tõesti. Ja läheb! Läheb! Ja nüüd tõmbavad rahulikult mehed. Muru traktorile on peale tulnud suur mees kaupoi mütsiga. Country road. Tõsised hakkavad pihta, tõsiste abimehed. Tõmba! Hoia tempot, ära lase järgi, läheb! Tõmba, hoia tempot, läheb! Läheb, hoia tempot! Tõmba, läheb! Jõuad! Veel! Tõmba kiirelt! Tavai, läheb! Liiga kerge! Kristal on väga hea tempo. Läheb! Pikad kiired, tal ei ole pikki tõmbad, tal on sellised lühemad tõmbad, aga need on väga kiired. Läheb! Tõmba! How you feel, Kaspar? 32 sekki. Esimene ala. Ütleme nii, et elab üle. Järgmises ma võidan, jõuan keelulill jälle. Kristo, how you feel? Päris hästi. See on minu kõige nõrgem ala. Ja ta tuli üsna okeilt. Järgmised alad tulevad veel lõbusamad. Oh yeah. Big Jäme, how you feel? Ma ütlen ausalt, et tunded on kahetised praegu. Samas nagu tahaks võistelda, aga samas tunnen, et võib-olla parem on pooleli jätta. Aga no eks vaatame, mis aeg teeb. Järgmine ala, searcher kandmine. Tõsistes maameestes 255 kilo, naistel 120 kilo ja rahulikul maameesel on 180 kilo. Juhu. Reinis, läheb! Mine närvi! Teed ära selle! Läheb! Liigu kiiresti! Läheb! Kiire vahetus! Ja kohe tõsta! Ja liigub! Nüüd jalad tööle! Keem tule eestra. Läheb! Jõuab Hendri! Annan ka teile teada, et mehel on tegelikult põlv natuke haige, nii et see, et ta praegu üldse seda teeb, on väga jõhker. Tuleb! Davai! Päikene paistab ja kuum on päike, kätte on jõudnud suvi. Läheb! Michelsonil kerge allvalgus, Aleksanderil vinka-vonka. Mõlemad mehed lähevad, nagu nad oleks otse baarist tulnud. Michelsonil järgmiseks alaks maamehe kuulitõuge. Naistel 6-kilone kivi. Rahulikus 9-kilone kivi ja tõsises 11-kilone kivi. 3 katset ja pead tõukama nii kaugele kui võimalik. Ja Diana Sült. Ja viimasena... Juhu! Kiva tõukama. Käroli. Vaatame, kui kaugele läheb. Praegu on kõik naised umbes
siia tõukanud ja vaatame, kaugele ta tõukab. Tehnika on paigas ja lendab. Oi, issand, see oli kuhugi siia. Jõhker. No nii, Siberi karu. Sina oled enamus aja meil kaamera taga olnud, aga kuidas sul endal muidu võistlus läheb? Las ma võtan selle enda kätte korra nagu professionaal. Põhimõtteliselt 4 korda vetsus käinud. Ma süüdistan mikrolaineahju pitsat. Vets on seal nukas kusagil. Päris mugav vets. Paber on ka 3-kihiline, pehme. Aga kergelt öeldes, armavar arm läks siuke, liiga kerge raskus oli. Oleks pidanud suurem raskus olema. Ja Searcheri sain ma esimese koha sellepärast, et ma pidin jälle vetsu jooksma ja vetsu ma jooksma. Mingi parem oleks lendad seal suur. Aga jah, minu poolt on see kõik. Pärast lähen kaamera taha tagasi. Tule tagasi. Siin on kõik rahulikud ramumehed. Keegi viskas 9-kilose jõkke, täitsa pekkis. Normaalne. Ja siin on Reinis. Haip. Right wait. Tarmo. Siin on rahulik mees, Kennet Pinnarpu. Kuidas on teil enesetunne? What's up, Romuvaba YouTube channel. See maagiline piir. Tunnen jaa. Super. Ja siin istub kuningakass, küsimärk. Nii, järgmiseks alaks tuleb õlakompleks ala. Päris kerge tuleb, loodetavasti. Caroli Paatsi, kes siis eelmise alavõidu võttis, saab stardiks Vile Märko. Läheb! Davai! Ja läheb! Ja läheb! Kõhupõrge! Läheb! Davai! See on paras kalas, nüüd vaadab, päris palju toorest jõud olema, et kuidas saate seal. Nii. Läheb! Tuleb!
olen siin Steven Sepega. Nii, täna olen siin Steven Sepaga. Outtakes on hea ja outtakes meeldib inimestele, et jätta see sisse. Jätan selle siis. Praegu olen Steven Sepe, muidu olen Steven Sepp. Jah, nii on. Aga kergelt öeldes paar küsimus sulle, kaua kinni ei hoia, pikk päev on olnud. Aga küsiks, kuidas sai Maamee Ramm alguse? See alguse niimoodi, et me oleme tegelikult umbes 10 aastat tagasi hakkasime rääkima iga suvi, et võiks teha mingi päeva, kus me tõstame mingi huvitavaid asju, liigutame asju edasi-tagasi ja ma ei tea, paneks mingi skooritabeli kokku ja teeks mingi minivõistluse. Aga sa tead, kuidas see aeg läheb, aega pole, lõpuks ei jõua, teed trenni ära ja siis okei, see luges ka. Ja siis meil juhtus natuke kurvem asi, et meil on korraldajaid on 3, mina ja Madis ja Kevin, me 3 oleme korraldanud. Meil juhtus üks sõbra isa suri ära Madisel ja see loosung, mis meil siin on, kasutage ja hoidke seda rammu, kuniks seda rammu on poisid. Ei olnud ta viimased sõnad, aga enne lahkumist viimasel õhtul ta neid sõnu meil ütles, kui tal enam seda jõudu ei olnud. Et siis paar nädalaks läks mööda ja see on raske aeg lähima pere jaoks ja Madise enda jaoks ja me otsustasime, et see on piisavalt suur põhjus, et nüüd ennast kokku võtta ja teha see. Algas niimoodi, et me olime, ma ei tea, 6, 5, 7 ja Madis ja Kevin ja väike Kristo, kes siin oli ja Tanel ja üks järvakantlane veel ja siis vist üks tallinlane ja mingi 6, 7 esimene aasta tegime. Ja see on minu partneri lemmikaasta, et ta oli väga väike ja ta oligi selline, et eelmine õhtu toome asjad valmis ja siis teeme selle päeva ja ikkagi oli pikk päev, aga nüüd on natuke rohkem korda. Aga südantvõtvad laused. Aga nii, küsiks ka sihukest küsimust, et kunas sai Maamee Ramm suureks, et hakkas rahvast järjest peale tulema? See oli tegelikult 2021 oli natuke suurem, siis tegime juba eraldi tõsise ja rahuliku kategooria. Meil oli hästi palju noori, enamasti kohalikud, 16, 17, 18 aastased, et me pidime natuke neid raskusi eraldama. Ja siis 2022 liitus üritusega Rammu Koopa toetus. Tiit, kes seal kaamera taga nillib praegu, kuulab, mis me räägime, tuli kohale, võttis tugevad mehed kaasa ja siis meil oli märksa rohkem sportlasi just selles tõsises kategoorias. Ja sealt saigi see suurem asi alguses. 2022 me tegime veel Järvakandi kooli kõrval ja 2023 me otsustasime siia Kauni metsa äärde liigutada võistlust ja see on kindlasti meie parim otsus üldse, et see sellises kohas seda asja teha on nii mõnus ja isegi parmud tegid vaherahu, kui me võistlusega alustasid, et see on lahe. Ja sellega ma täitsa nõus, ilus vaatepilt, parmud on miinusega, elab üle. Ja siis ka kerge viimane küsimus, et kuidas sulle endale meeldib rammusport? Mulle meeldib, et see on väga hea vaheldus. Alasid on hästi palju. Me teame kõik, et kui pikka asja, sama asja teha, lagi tuleb ette, ei ole väga motiveeriv. Ma ise olen jõudlustamisega varem tõsisemalt tegelenud. Ikkagi see areng on lahe ja suuri raskusi liigutamine on lahe, aga treening muutub veits igavaks. Kui sa teed neid 3 asju, teed abiharjutusi, aga kuna rammumehes on see spektrum on nii lai ja see on ainult fantaasia küsimus, et mis me aladeks teeme, kuidas me liigudime, mida me teeme, see on lihtsalt nii lahe ja see on see, mis kütab, ongi just see mitmekülgsus. Nagu siingi, et 6 aastat sama kivialale, istub keldris. Ei ole. Ainus ala, mis me oleme teinud täpselt samamoodi algusest lõpuni, on see 15 kilose kivitõukamine. Ülejäänud alad on natuke nüansiliselt muutunud. Jõudamme on olnud meid sees, aga meil on olnud erinevaid rattaid, erinevaid kange ja teised alad on vist kõik olnud erinevad. Et meil nüüd hakkab kujunema vaikselt, et mis need standardalad on, mis alati peab sees olema. Jõudamme peab sees olema, kivitõuge peab sees olema, mingisuguse liikumisala peab sees olema, arm over arm peab vist sees olema, overhead ala peab sees olema. Ja siis me leidsime esimene kord, testisime seda kiviõlale lõpus. Ja see on
selline vastik lõpetaja, et sa oled kurnatud, see on ebamugav, see on valus, aga publikule meeldib ja see on hästi kiire ka. Et teed selle viimase pingutuse ära, tehtud, päev läbi. Nii ongi. Nii ongi jah, et meil on mõlemad ilmselt õlad on roosad siin. Võime roosad. Kaamerale näidata, aga see on mõnus roosad. See näitab, et vaeva on nähtud. Nii ongi. Aga Steven, aitäh selle intervjuu eest, aitäh nende südantõtmate lausete eest. Me loodame, et järgmine aasta tuleb kõvem. Tuleb. Hoiame kursis, millal teeme. Suvel Järvakandis. Saame uuesti kokku. Super. No nii, kõrval on nüüd Tiit. Inimene, kes ennem nillis kaamera taga. Täna ta küll ei võistlenud. Vanadus vaikselt tuleb ligi. Aga küsime tal ka paar küsimust. Nii, Tiit, esimene küsimus. Miks ei võistlenud? Tere kõigile. Tervis ei luba, et eestikatel sai natuke haiget keha. Ja küsiks niimoodi, et kuidas said sa nii tugevad inimesed siia? Kus nad tulid? Sa mõtled siis Koopa rahvas või? Jah, Koopa rahvas. Kogunevad seal, kus tugevad, sinna tuleb juurde tugevaid. Ja küsiks niisugust küsimust, et Kaspar, 17-aastane poiss, kuidas tema tulemusega rahul? No iga võistlusega Kaspar ületab ennast, et mulle see meeldib, et Koopa seltskond enam ei tee tulemusi saalis, vaid teevad võistlustel tulemusi, et saalis nüüd treenitakse. Tahad sellest lähemalt rääkida? Kuulen jah, et mingi saali jutt käib, aga mis saalist käib siis jutt? Rammu Koopa saalist, et stay tuned, et meil võib-olla on teile uudiseid varsti. Ja see ongi kõik täna, ütle. No nii, ja järgmine võistleja on mul siin kõrval kohe, Reinis. Kuidas jäid esimese võistlusega rahule? Täitsa tore, soovitaks teistele inimestele ka proovida rammutrenni. See on reaalselt nagu jube lahe kogemus. Ma soovitan kõikidel seda proovida. Ma ei tulnud siia võitma, noh, iga inimene tegelikult tahaks võita. Ma tulin andsin ennast parimat, tegin, mis ma suutsin. Ma soovitan teil kõigil tulla siia, kes tahaks. Ei loe, kui pisikis oled, ma sain pisematelt ka pähe. Väga lahe oli. Ja mis ala sa arvad, läks sul täna kõige paremini? Tänu selle, et ma ei ole väga palju seda treeni teinud. Searcher kandmine. Sellega läks jah, kõige paremini. Kõige halvemini läks mul kivi viskamisega. Kuuli tõukamine, maakivi tõukamine, sama asi. Aga kas järgmine aasta näeb uuesti sind siin? Loodan, väga loodan. Andke aega, ma tahan järgi jõuda. Super. Ja nüüd lähme leiame järgmise inimese, kelle intervjueerida. No nii, ja siin ongi järgmine inimene, kelle intervjueerin. Kõige noorem võistleja, 17. Kuidas jäid enda tõmbega rahule? Mis jäi 270 puudu? Mina arvan, et 270 jäi puudu see, et minu paks SPD töö ei olnud ohutult kinnitatud. Kergelt öeldes poiss unustas, aga ta on noor, õpib vigadest, vanem on targem. Aga mis ala sul täna kõige rohkem meeldis? Kõige rohkem meeldis mulle kiviõlale. Huvitav valik. Aga mis läks kõige halvemini? Kõige halvemini? Mina arvan, et murutraktori tõmbamine. Tead, selles piiris ma täitsa nõustun sinuga. Liiga kerge oli, on ju? See oli liiga kerge ja minu tõmbed olid natuke liiga pikad, kui nad pidid olema lühikesed. Aga noh, järgmine aasta näeme ka Kasparit kindlasti. Mees on ainult siuke pool aastat trennis käinud ja juba on tugevam kui mina. Inimene, kes on pea 3 aastat seda sporti teinud. Ja lähme järgmise inimese juurde, keda intervjueerida. Ei no, mida heina. See polegi intervjuu, mis järgmisel tuli, vaid mina. Kahjuks selle kuuma ilma tõttu, mis meil oli sel päeval, telo üle kuumines mitu korda, kaotasin mitu head videolõiku ja teisi ägedaid olukordi. Aga ikkagi, vaatasite video lõpuni, olen teie üle uhke. Pange like, kerge subscribe ja pange kommentitesse Maamere Ramp 2025, kui te jõudsite lõppu. Järgmise videoni. Tagune, mis siin toimub? See ei saa olla legaalne, aga loogiliselt on see PEM.